Anett-Liis Adul 2 päeva Eesti meistrivõistlusi tiitlikaitsjana on selja taga ja seis ühest küljest põnev, kui vaadata, et teise koha jagamine, selja taga 1-2 löögi kaugusel konkurendid, teisest küljest esikohani 4 lööki minna. Võta palun ise kokku äkki need 2 esimest päeva. Ma olen 2 esimest päeva mänginud okeilt. Alati saab paremini. Mul on esimese poolega olnud mõlemal päeval raskusi, et üks päev mängisin esimese poole 5 üle, teise poole 2 alla, teine päev 6 üle esimene pool ja teine pool paari, et see esimene pool on natuke siuke takistus olnud hetkel, aga löögid üldiselt on head, putt on ka selline okei ja rohkem polegi midagi konkreetset öelda mängu kohta. Mingi seletus ka sellele, et miks esimesel poolel just keeruline olnud kodurajal? Kohati lihtsalt mõned rajad esimesel poolel on siuksed, et avada on natuke raskem, et palli mängu panna. Aga rohkem ei olegi midagi, lihtsalt esimene nagu ei õnnestu kuidagi nii hästi, et homme üritan parandada ennast. Mõtted 3. võistluspäeva eel just konkreetset seisu vaadates, et 4 lööki liidrist ja väga tihe heitlus seal tagapool. Golfis on kõik võimalik, nagu me teame, üks päev võid mängida 10 üle, teine päev 10 alla, see on kõik nii, kuidas lihtsalt sellel konkreetsel päeval välja tuleb ja ega muud ei olegi midagi, homme paremini ja siis on kõik hästi. No aasta 2019 oli sulle golfis vähemalt väga eriline. Tuli Eesti meistritiitel löögimängus, sai klaariks ka gümnaasiumi lõpetamise järel USA-sse minek. Kuidas sa nüüd selle vahepealse aastaga rahul oled? Väga hästi, et ma lõpetasin gümnaasiumi kullaga, millega ma olin väga rahul, et sellel ajal mul polnud väga aega nii palju trenni teha nagu iga aasta, aga kuna mu eesmärk oli väiksest saadik gümnaasium kullaga lõpetada, siis ma olen selle saavutusega väga rahul ja kuna nüüd on ka USA-sse minek täiesti kindel, siis ma olen selle kõigega väga-väga rahul. Räägi sellest kohast natuke, kuhu sa lähed ja ühtlasi, kui see koroonaaeg meil on käinud meediastki läbi siin teiste alade tegijate puhul, et see USA-sse minek ei pruugi niisama lihtne olla midagi praegu. Jaa, ei, ta ei olegi lihtne, et tegelikult oli see, et me oleks pidanud juba augusti alguses minema sinna, aga kuna viisasid ei antud välja ja sellega oli probleem, siis alles nüüd ma sain teisipäeval intervjuu ajale ja nüüd ma peaks viisa esmaspäeval kätte saama. Seega siis ma saan nagu vaikselt hakata neid lennupiletite asju ajama ja ma lähen siis New Jersey'sse, väikesesse linna ja ülikooli nimi on Fairleigh Dickinson University. Et see on esimese divisiooni golfitiim seal naistel. Ja mis sa ootad sellest 4 aastast eeldatavalt siis? Kindlasti seda, et mu golfimäng paraneks, et saada uusi kogemusi, tutvusi kindlasti ja rohkem vist vaatab, mis elu toob seal. No USA-st on kahesuguseid näiteid, ütleme. On neid, kes lõpuks, kelle puhul sport taandub lõpuks, see haridus muutub tähtsamaks, mis sealt saada. On sul sellel teljel mingisugused üldse mingid ootused sinna minnes? Ma seda nagu ei karda, et mul üks domineeriks, sest ma olen terve elu suutnud hästi õppida ja hästi golfi mängida, et mul sellega ei ole nagu mingit probleemi, et ma arvan, et see on jätkuvalt nii ja ma annan endast nagu mõlemas osas parima, et seda ma ei karda ja. Aitäh ja edu homseks! Aitäh!